Meie pere on tõesti praktikud, meie kasvatame lihaveiseid juba mitu aastat ja enne seda oleme me tegelenud piimakarja kasvatuses, mina juhtisin ühte ettevõtet ja abikaasa oli seal agronoom. Veel varem kasvatasime siinsamas Võhma külas austerservikuid seeni ja enne seda oleme ka talus lehmi pidanud, lüpsnud ja kõike seda teinud, et väga pikalt loomadega siis koos olnud. Et täna räägin meie taluloo tegelikult, meie ettevõtte loo oleks vist õigem öelda. Aga kuna siin juba see pealkiri selline sai nagu rohusööjatest lihasööjate pilgu läbi, siis meeldetuletuseks bioloogiatunnist. Kes on rohusööja, herbivoor, jänes, lammas, lehm? Eks ole, organism on kohanenud seedima kiudainete rikast toitu. Lihasööjad, karnivoorid, need, kelle organism taimset valku ei omasta. Kummad olid enne? No teate küll ju tegelikult, enne olid lihasööjad, enne söödi 11, eks ole, juba vees, kui me elasime, kalad olime. Et enne söödi 11, siis kui maa peale roniti, hakkasid taimed kasvama, eks ole, siis hakkasid organismid arenema, hakkasid rohtu ka sööma. Nii et tegelikult on selles suhtes seedimise mõistes on lehm ikkagi ääretult keeruline organism, tal on 4 magu, et ainult tema saab hakkama selle kiudaine rikka toidu söömisega. Ja siis on veel kõigesööjad, ehk siis omnivoorid. Siga, karu, inimene, eks ole, vajavad nii taimset kui loomset valku ja võt inimene on selles suhtes nagu karugi väga eriliselt, meil ei ole 4 magu, aga me saame ka taimetoidust ikkagi väga palju seda kiudainet kätte. Ja no see oli niisugune väike meeldetuletus, et tegelikkuses siis alguses olid lihasööjad, siis rohusööjad tulid ja tegelikult kõigesööjad on siis need, kes igal juhul ellu jäävad. Siis kui midagi teistega juhtuma peaks. Meie talust. Nõugaste nimelist meest on esmakordselt mainitud juba 1726. aastal mingis kroonikas, siin samas Lahemaa raamatus on see kirjas. Aga meie talukoht ehk Nõugaste talu on Magnus Baumanni poolt ostetud siis juba Palmse mõisalt siis juba 1907. aastal ja nagu te näete, talu hind, meil on need paberid on siiamaani alles, talu hind oli 4275 rubla, kohe maksti ära siis, see oli siis selle Magnuse naise Aliise, kuidas seda siis öeldakse, see on siis see pulmadeks saadud raha, eks ole, see kaasavara. See kaasavara maksti ära 650 rubla. Niimoodi noorpaar sai hakata oma ette elama. Talu suurus oli 56 desjatiini, umbes 62 hektarit, koosnes 5 lahustükist. Ja seda vahepealset aega, mis seal oli, eriti ei mäleta keegi. Aga nüüd ülejäänud juttu, et seda on võimalik dokumenteerida ja siis ütleme siis Arno isa ja isa venna mälestuste põhjal võib seda väita, et see on kindel, et 49. aastal kollektiviseeriti siis meie talust 3 hobust ja 3 lehma ja 1 lehme endale, kõik hobused läksid ära. Talust peeti siis oma tarbeks sigu, mõnda lammast, lambad ei olnud mõeldud muidugi nii väga selleks söögi tegemiseks, vaid ikka villa saamiseks ja kasvatati muidugi ka kanu. Meie piirkonnas üldse iseloomulik ja muidugi tollel ajal eriti, et põllud olid ju pisikesed, väikesed, hästi kivised, aga kasvatati siiski vilja ja rannas käidi siis seda vilja kala vastu vahetamas. Et ikkagi mäletavad kohalikud inimesed, et suvisel ajal see silk oli väga hea, et seda ikkagi rannast toomas käidi. Ja talulapsed kasvatasid loomi siis nendel väheväärtuslikul aladel, võsaservades, metsa ääres, kõik, mis vähegi kus sai kasvatada midagi asjalikku, eks ole, vilja põhiliselt on ju, et seda ka kasutati niimoodi. Ja mina just vaatasin seda kaarti, mis Kalev siin näitas, et need vanad maakasutuskihid, siis ma usun, et seal on ka veel päris palju auke tegelikult, et näiteks need, see koht, kus onu Eino veel meie karjaga käis siis seal karjas, see on ikka kuusikuks nimetatakse seda praegu ja seal on väga suur mets, tõesti suur mets, kus tegelikult on näha ainult need väga suured puud rividena, mis olid siis selle maatüki piir omal ajal, eks ole, et sellised kohad. Ja
loomi karjatatigi kehvadel maadel, nüüd me nimetame neid PLK-deks, poollooduslikeks kooslusteks ja need nii-öelda kooslused, mida me enam ei kasuta, need on muutunud looduslikeks kooslusteks, nagu seesama puusikumets, ja see pool ehk inimene on sealt lihtsalt ära jäänud, ära kadunud. Kui me otsustasime sealt piimakarja ettevõttest ära tulla, siis me mõtlesime, et mida me siin kodus siis tegema hakkame. No selgus see tõsiasi, et kui sa terve elu oled põllumajandusega tegelenud, siis ega sa muud enam teha ei oska ja hästi ei julge ka. Ja kuna meil siin oli siis olemas omal siis natukene maad ja siis üks suur laut, siis me ikka arvasime, et me peame midagi siin maade ja lautadega peale hakkama. Ja siin me siis arutasimegi, et miks me peaksime siis võtma just veised, miks siis lihaveised ja vaatasime üle need piirkonna maad, kõik me teadsime, et me elame Lahemaal, et meil on siin väga liigirikas, eks ole, samas oli kõik nagu siin kohalikud inimesed teavad, ümbruskond oli üsna võssa kasvanud, üsna vähe põllumajandusega tegeldi siin ja seega tähendab, meie jaoks oli nagu foon olemas, et maa oli tegelikult olemas ja peab tunnistama, mis on eriti tore, on see, et need inimesed, kes siin elavad ja kes need maad olid siis nii-öelda talumaad tagasi saanud, need mäletasid ju seda, et see maa on kunagi hooldatud olnud. See tähendab, et nad hea meelega andsid selle maa meile kasutusse ja see tendents on siiamaani, et vanemad inimesed rõõmuga annavad oma maa kasutusse ja probleem tekib siis, kui see vana memm ja taat manale teele läheb ja maa ei päri mitte, ütleme, lapsed, või lähevad kuskile kaugematele sugulastele ja võt siis tekivad probleemid, eks ole, et siis on nagu keeruline juba seda kasutusse saada, tihti ta müüakse maha, küsitakse ulmelist renti, sest puudub siis side selle kohaga, see ei ole enam kodu, on ju. Aga meie siis teadsime, et me oleme siin väga liigirikkas kohas, et välja tõime selle, et Argentiina mägikarjamaal on leitud ainult rohkem veel taimi kui siin meie Eesti laelatu puisniidul ja ka nagu näete, see on toodud on karjamaal, just nimelt täpselt see, mis Alex siin rääkis, eks ole, et see karjatamine on ääretult oluline olnud igal pool selle jaoks, et seal kasvaks palju taimi. Ja PLK liigirikas rohi oleks heaks söödaks olnud sellele meie lehmadele, eks me ka siis mõtlesime, et küll see tuleb väärtuslik liha. Ja selge oli see, et ka taimetoitlased ei suuda seda kõike ära süüa seal. Aga lehm saab kõhu täis, on õnnelik ja toodab liha. Ja meie oleme siis need lihatootjad. Siis me arvasime, enne seda proovisime natuke teraviljakasvatust ka, aga see saak oli kole väike, mis me saime, umbes 2 tonni hektarilt ja tollel ajal oli keskmine 4 tonni hektarilt ja see töö, mis me sinna tegime, oli hirmus suur, kui palju kive me oleme korjanud, see on kohutav. Põllud väiksed, eks ole, kivised, selleks, et teravilja kombaini osta, on vaja vähemalt 700 hektarit maad, võt seda siin ei ole. Piimakari oleks nõudnud väga suuri investeeringuid ja meie peres mitte keegi ei tahtnud lüpsmisest midagi teada tegelikult, et see oli nagu selge teema, et keegi ei öelnud, mina. Ja niimoodi see oli selge, et piimalehme ei tule. Oli võimalus rentida karjamaid, meile tundus hästi uhke ja kena ennast realiseerida toidutootjana ja täiesti põhjendamatu optimism oli, et tuleme töölt ära, hakkame ise tegema, kõik läheb hästi, kõik sujub. Lihaveise kasvatus oli jumala tore ala, selles suhtes me ei teadnud sellest eriti palju, ta tundus uus ja huvitav. Samas loomad on mulle alati meeldinud, eks ole, mul mees ikka ütleb, et naine tahtis lehmi ja need ta sai, eks ole, et tee nüüd nendega, mis tahab. Ja hästi vahva unistuste pilt oli silme ees, et ilusad punased lehmad rohelisel karjamaal. Minule punane lehm on alati meeldinud, et sellepärast, et mina olen kogu oma suved Saaremaal veetnud ja seal olid punased lehmad, seal ei olnud mustavalge kirjusid. Ja mulle kuidagi tundub see, seoses selle lapsepõlvega arvatavasti tundus niisugune eriti arvas ja kui siin enne tõugudes siin räägiti, siis minu meelest üks oluline asi, kui inimene võtab endale loomad, siis tõuvaliku puhul on kõige tähtsam see, et see tõug talle meeldib. Siis kõik ülejäänud asjad hakkavad sujuma. Et sulle peavad lihtsalt, sa pead loomadega sobima, loomad peavad meeldima, et see on kõige tähtsam. Selline oli see meie niisugune unistus, et loomad on karjamaal, nad on õnnelikud, praegu see nii ongi, need on eelmisel suvel tehtud pildid ja
Mulle tundub, et need on täitsa toredad siin. Limusiinid või? Jah, meil on limusiinid, limusiinitõugu öised, esimesed ostsime, olid ristandid. No vot, ja siin on 2010. aastal siis rentisime esimesed piimalehmatiined mullikad, tõime minu eelmisest töökohast, lasime need sinna mere äärde lahti ja siia koju lihtsalt, et katsetada, et kuidas see kodune elu lehmadega siis välja näeb. Tundus täitsa okei. See, et 2 korda päevas käid vett laskmas, kontrollid selle karjuse üle, mis neid seal oli, mingisugune 18-25 tükki, eks ole, ja ei tundunud asi üldse hull. Kõigele lisaks olid need ju piimafarmi loomad, suhteliselt sõbralikud, sõid leiba käest, siuksed toredad elukad. Sügisel viisime tagasi, talvel polnud mingisugust muret ja läksid tagasi ilusate trullakatena, tõid ilusaid vasikaid. Nii et 2011. aastal me otsustasime, et see on täitsa vahva ala ja ostsime oma 21. ristandlooma. Ostsime limusiini ristandid ja valisime, valida polnud tollel ajal suurt midagi, tegelikult neid müüdi vähe ja eks see hind oli väga oluline, et tahtsime saada võimalikult palju loomi võimalikult väikse raha eest. No saime ka päris palju. Ja nüüd on siis see, mis nüüd praeguseks on siis toimunud, on meil 230 looma, pluss 2 maatõugu lehma ja 1 maatõugu vasikas siis pullikene ja poollooduslikke kooslusi hooldame 193 hektaril, lisaks on meil see 30-40 hektarit puhast piliroogu, millega me ei oska mitte midagi peale hakata, sest nagu siin just on täna palju kuulda olnud, et meie regulatsioonid on nii ranged, näiteks 2 eelnevat aastat ei ole saanud tõesti üldse niita piliroogu, ta kasvab, tahame me või mitte, ta siiski kasvab, sest sinna, nad on nii märjad aastad olnud, et sinna ei lähe lehm ka, ta upub lihtsalt ära sinna mülkasse, eks ole, kus see kasvab, mitte midagi ei ole parata, lihtsalt see on niimoodi. Aga normid on meil kõigile ühed. Et maid on meil siis lisaks nendele poollooduslikele kooslustele kokku umbes 400 hektarit, mis kõik on püsirohumaa, mis on siis, mida me uuendame, enamus asub siin meie enda kodukülas ja siis ka siin mere ääres Vihasoos kasist peal, et ja me ei kasvata teravilja, aga kasvatame siis niisugust korralikku silokultuuri, mida me siis saame talvel noorloomadele sööta, sest selle suvise karjatamise poollooduslikel kooslusel me peame millalgi kompenseerima, seal kasvab ikkagi loom natukene vähem, kui ta võiks nagu kasvada paremal maal. Enamus töid me teeme mehega kahekesi, kasutame ka taluliidu asendusteenust ja oleme väga õnnelikud, et see olemas on. Oleme väga palju kasutanud oma lapsi, et sellega me oleme saavutanud selle, et põllumajandust ei ole läinud ükski meie laps õppima ja nad on selle raudselt enda jaoks välistanud. Et samas ei julge nad meile ära öelda, kui meil abi vaja on, siis nad alati tulevad, et seda peab tunnistama. Nii, mis siis need lehmad siin andnud on, eks ole, siin ümbruskonnale, ma mõtlesin selle peale ka, et ei ole ainult sõnnikuhais ja kasvuhoonegaasid. Tegelikult enamusele naabritele see arvatavasti pähe ei tule, sõnnikuhais vahest küll. Aga tavaliselt see ei ole üldse niimoodi, nagu ta kuskil linna lähedal on, et hui, kuidas haiseb. Tavaliselt tullakse selle peale, sõnnikut veate, kas saaks ka natuke. See on päris hea variant, mulle tegelikult see kenasti meeldib. Aga eks me ikka käime ka, kui aus olla, et kui on sõnnikuvedu, siis mul abikaasa käib ikka alati selle sõnnikuroobi ja labidaga siis selle teega üle, et me ei jäta seda sõnnikut sinna vedelema, teades, et siin sõidavad peened turistide autod ja see võib olla hirmus paha lugu, kui läbi sõnnikuhunniku sõitma peaks. Aga ümbruskonnas on siis hooldatud karjamaad, niidetud põllud, eks ole, kaunis koduümbrus, majade ümber pole enam kulu, et see, mis meil siin, mingitel aastatel oli see põlemise oht, eks ole, see kevadine, siis maaomanikud siin ümbruskonnas saavad renditulu, meie maarent ei ole kõrge, aga meie maad tõesti ei ole ka võrreldavad selle Eesti keskmisega, meil on kehvemad maad ja neid ei saagi kasutada selle teravilja tootmiseks. Madalas rohus on vähem puuke, seda on rääkinud meile just nimelt niisugused suvilaelanikud, et nemad on nagu sellega rahul ja üldse, siis saab lehma ka näidata nagu lähedalt. Et suvel üks atraktsioon on meie juures lehmade vaatamas käimine, et ikkagi väga paljud on selle juba käivad igal aastal, ikka jälle suveperioodil võetakse suguvõsa kokku ja tullakse lehmi vaatama, et eriti veel seda minu maatõugu lehma paitama, sest tema selline, talle hirmsasti meeldib inimeste lähedus.
et loomulikult maastikuilu ja avarduvad vaated ja me oleme katsunud ikka jõudumööda natuke seda võsa võtta ja enamasti on meil olnud see ka niisugune õnnestunud projekt, et enamus maaomanikke lubab ja saab aru, et see ei ole tõesti ausalt, see ei ole mingisugune teenimise variant, me ikka maksame peale sellele tavaliselt. Mis siis, et see võsa viiakse ära ja purustatakse, aga see on nagu suhteliselt niisugune kallis töö. Ja siis ongi see väärtus turismipiirkonnana, et on ilus siit sõita ja kõik on nagu korras ja säilib taastub liigiline mitmekesisus, vahel saab meie käest head vorsti või veiseliha ja lehmad siis just seal rannas, eks ole, on see, et söövad meelsasti seda pilliroogu ja saavad ja tõesti kuulda on, et sinna on neid pesitsevaid linde on juurde tulnud, et ma loodan, ja loodan tõesti seda, et nii nagu Matsalus, eks ole, et ka meil ükskord on siis seda pilliroogu juba nii palju vähe, et need rändavad linnud peatuvad seal meie juures, meil on sinna juba linnutorn ehitatud, nad on oodatud, saaks kõik üle lugeda. Et ja lehmasõnniku ja putukate ja kõik see muu asi ka sinna juurde, mis siia käib, eks ole. Mis me oleme selle ajaga teada saanud? Tark õpib teiste vigadest, rumal ei enda omadest, me oleme natuke õppinud ikkagi. Jõukust ei ole tulnud, see on selge, eks on. Ma ei tea, kust ta on jäänud, võib-olla tuleb, aga praegu ei ole. Ja kui sulle tundub, et kõik on hästi, siis kohe juhtub midagi eriti hullu, see on selge, et seda hetke nagu, et sa niimoodi naudid rahulikult, et seda on väga harva. Kõige raskemad poegimised on alati laupäeval pärast sauna, raudne reegel, võin teile öelda. Ma täiesti kardan poegimisperioodil neid saunapäevi või hirmsast. Kuidas? Jah, aga ma millegipärast arvan, et see ei ole mitte seotud selle päevaga, vaid just nimelt selle saunas käimisega. Sa oled ennast mõnusasti lõdvestanud, sa oled puhtaks pesnud ja siis tuleb poeg ja koputab ukse taga. Emps, ma tõin tööriid, et seal laudas oleks abi vaja. Muidugi sa lähed, eks ole. Siis on tõeline sõber on see, kes jääb su sõbraks ka pärast seda, kui see 50-pealine lehmakari on tema aiast läbi traavinud, tema õunad ära söönud, eks ole, või siis mõni vasikakaitsel lehm on teda seal maas rullinud ja ta ikka on su sõber, ta ikka ei keera sulle selga ja neid sõpru meil tõesti on siin palju. Neid õnneks ei ole neid rullitud inimesi ka palju, aga nii mõneski aias on meie lehmad käinud ja nii mõnelegi inimesele me oleme tõesti viinud õunapuistiku siis tagasi. Sest ikka juhtub, midagi pole teha, ikka juhtub. Ja meie mure on ka see, et meie lehmad on mere ääres ja meri on madal. Nad lähevad kuskile laidude peale päevaks, seal ei ole parmusid ja tulevad õhtul tagasi vahel, nad tulevad valesse kohta. Nad ei tule enam karjaaia sisse, vaid sealt mööda. Ma ei ole kindel, et see on nagu kogemata, võib-olla on see täiesti taotluslik, aga igatahes vahest tuleb seda ette. Ja sel puhul on paha lugu see, et kui nad lähevad mööda seda ranna äärt edasi kuskile, siis lehmad sealt mere poolt saavad meie ilusatesse suvilatesse igalt poolt sisse, aga mina siit maa poolt ei saa, sest igal pool on eramaa sildid ees ja väravad ette pandud ja mina sõidan oma autoga mööda teed ja otsin, kuni keegi lahke tädi siis lõpuks lubab mind läbi oma õue, ma ütlen, ma otsin oma 40 lehma taga ja siis ta saab aru, et see on päris hea, kui ma nad enne üles leian, kui nad sinna tema juurde jõuavad. Et see on siuksed need kohapealsed mured. Ja parimad naabrid helistavad alati, kui mõni loom on väljas sul aiast. Ükskõik on see ainult üks vasikas või see ainult tundub, et alati on targem seda kontrollida. Ja sa teed heina raudselt, neil mõlemal ilusal suvepäeval, mis seal suvel on. Ja juhul, kui sa heina ei tee, siis tuleb sulle mõni kontroll. See on ka kindel. Ja enne lõpeb põrgus tuli, kui laudas töö. See on meil ka selgeks saanud, see tõesti nii on. Et sa mõtled küll, et on lihaviis ja tööd on vähem, kui piimaloomaga. Kindlasti ongi seda tööd vähem kui piimaloomaga, aga loom on loom. Ja iga päev sa pead tema juures käima. Absoluutselt iga päev. Selleks, et see kari, öeldakse, et kari on omaniku nägu ja selleks, et see kari olekski sõbralik ja omaniku nägu. Ma ise tahaks olla sõbralik inimene, eks ole, et siis me peamegi seal ikkagi käima, sa pead vaatama, sa pead neid kontrollima, sa pead jootma, sa pead nägema, mis toimub, et seda tööd jagub tõesti kogu aeg, aga eriti hull on siis, kui nad talvisel ajal laudas on, et siis on seda ikka kohe väga palju. No võt, siin on minu mees suvitamas, sellised on tema need suvitusriided tavaliselt. Ja see on just see pilt tehtud enne seda, kui need lehmad said jälle siis parema rohumaa peale. Et selline see meie kari on selline kirju seltskond ja neid seal jagub.
ja siis selle kevadised need asjad, et kui siiamaani oleme me suutnud sellest hoidud, et lehmad pole meil nagu toas käinud, et me oleme kuidagi seal laudas hakkama saanud, siis see kevad oli ka selles mõttes pöördeline, et ühe vasika tõime ikkagi selleks sinna vannitoa põrandale, et kus on see põrandaküte, et ta siis üles sulaks ja ellu jääks, hingasime temaga, tema unustas hingamist, mina jälle koputasin, et hinga. Ja saime ilusasti elule, järgmine hommik on ta juba siin esikus ja siis läks oma emme juurde tagasi. Et õnneks ja ema võttis vastu? Ema ei võtnud teda omaks, ema oli juba vahepeal arvanud, et ta leidis endale teise lapse ja siis ta oli mul tükk aega siin Luti vasikas, aga enne seda, kui me nad karjamaale ajasime, siis nad leidsid uuesti teineteist. Meil õnnestus nad tegelikult kokku panna ja praegu nad on ilusti elavad nagu kenasti koos. Aga vahepeal jah, et... Aga piima ta enam oma emalt ei saanud? Alguses ta ei saanud, aga me panime kogu aeg seda vasikat sinna alla, me panime ema kinni, panime alla, et ta harjuks, et ta imetaks, et me ei lasknud ära kaduda sellel piimal, jah. Et no vot see tähendabki seda tööd, eks ole, et sa iga päev 2 korda päevas vähemalt, parem kui 3 korda lähed, paned lehma kinni, eks ole, paned vasika alla ja niimoodi toimetada, aga lõpuks on üks elukene päästetud, eks ole, ja see tegelikult annab siukse hästi toreda, siukse hästi hea tunde, et see on nagu see põhiline, et sa nagu tunned, et sa oled midagi korda ka saada. Et niimoodi. Ja siis missuguseid muresid meil siis on? Need ei ole nüüd ainult meie pere mured, need on nüüd ümbruskonna lihaveise kasvatajatelt, ma küsisin, mida nad tahaksid, et me siis tänasel päeval jagaksime, vot siis need on need mured. Turistid ja lehmad. Mure on selline, et minu loomad on suhteliselt sõbralikud, tegelikult ka, aga kui lehmal on vasikas all, siis seal töötavad ainult hormoonid. Tema kaitseb oma vasikat. Lihaveis on siiski natuke vähem aretatud kui piimaloom ja tegelikult on see päris ohtlik, kui turist ronib selle karjuse alt läbi selleks, et teha pilti lehmaga koos või söötab talle kommi, eks ole, või mis iganes. Et mul on natukene hirm selle pärast, et võib-olla on nagu see ka see lahema teema, et kuskilt nagu võiks seda natukene tutvustada või rääkida giidina, et tegelikult nii ei tehta. Veel vähem me peame turismibussi kinni ja lähme kogu bussiga sinna, eks ole, et see on vahel tuleb seda ette. Inimesed ei tea seda karta, et lehm, et vasika ema on ohtlik, aga millegi pärast inimesed kõik kardavad pulli, nii et tuleb panna kirja pull karjamaal, siis keegi ei lähe. Ja see võib tõesti niimoodi, inimesed kardavad. Tegelikult on niimoodi, et Eesti inimene kardab loomi ja välismaalane ei karda. Et see, nagu sa ütled, et kui sa sõidad mööda Eestimaad, siis sa loomi ju tegelikult enam ei näegi ja meie inimesed kardavad. Nad kardavad seda, et kui vasikas imeb, et ta teeb lehmale haiget ja väga palju huvitavaid küsimusi alati tuleb. Et tegelikult võime ka seda öelda, et sugupull on alati karja kõige sõbralikum loom. Aga inimesed ei tea. Ja, jumal tänatud, et ei tea, see vähemalt ei päris karjamaale. Karjamaale tohib minna küll minuga koos, eks ole, siis ma vastutan selle eest, et midagi juhtuks. Siis siin elades, et mida või keda me kaitseme, kelle eest, see sama küsimus, eks ole, et selle kohaliku inimese eest ei ole vaja kaitsta seda maastikku siin, me ise elame siin ja me tahame, et siin oleks kõik parem, me tegelikult ka seda tahame. Ja kui me võtame näiteks siin oma neid poollooduslikke kooslusi kasutusse või seal rannas, eks ma ei tea üldse, kes seal kasvab, mis on, see info ei jõua minuni. Keda me kaitseme, mis linnud seal on, missugused taimed kasvavad siin, need erilised taimed siin minu poollooduslikel kooslustel. Et see ei ole ainult minu mure, seda räägivad paljud, eks ole, et oleks vaja rohkem infopäevi. Lähme, võtame spetsialisti kaasa, lähme jalutame ringi seal karjamaa peal ja vaatame koos, mis seal siis sükest erilist on, eks ole, et me ka teaksime, et see oleks nagu täitsa tore. Ja just see, kas kohalik elanik on kaitstud, et ma tõin siin välja just Võhma küla näitasin, enne oli huvitav arutelu, et Võhma külas on 26 majapidamist. Nendes 14 on püsielanikud, päris hästi, eks ole. 8 on suvilad ja ainult 4 on tühjad. On ju, kui niimoodi mõelda, päris hea. Ja nendes 14 püsielanikega majapidamises elab kokku 32 inimest. 32 inimest, kelle hulgas on ainult 4 last ja 14 pensionäri. Võt see on see meie majapidamine. Võt see on nagu see meie tulevik tegelikult, et
nagu te nägite, me ostsime või ütleme, minu abikaasa siis vanemad ostsid talu, kus oli 60 hektarit maad. Enamus sellest maast me oleme tagasi saanud, meil on endal ka päris palju maad, aga meie peres on 3 last ja meil ei olnud võimalus leida seda kohta, et me saaksime ehitada, mõni laps saaks ehitada maja meie selle, siia lähedale. Sellepärast, et Võhma küla on miljööväärtuslik ala, siin tohib ehitada ainult sinu selle enda krundi peale, ikkagi tahes-tahtmata igaüks tahab natukene eraldi elada. Nüüd on meil asi lahenenud, meil vanaema suri ära ja poeg sai endale tema maja ja ongi asi, kõik on korras, eks ole. Aga tegelikult see on nagu see mure, et kohalik elanik, ilma kohaliku elanikuta ju tegelikult ei ole siin ümbruses mitte midagi. Ei ole neid hooldatud maju, ei ole neid põlde, nagu Mongoolias on need rändkarja kasvatajad, meil Eestis ei ole seda, eks ole, et tulevad kuskilt rändkarjad, teevad siin kõik ilusti söövad ära ja lähevad jälle edasi, eks ole. Meil ei ole nii, meil on ikkagi see inimene siin koha peal, see, kes midagi teeb. Elab seal selle teha. Jah, just ta ka elab, just täpselt nii ongi. Et selles suhtes on see küsimus, et ja siis on igasugused need, kui minna spetsiifiliseks, siis koosluste inventeerimistega on igasugused need, iga kord, kui jälle käib keegi ametlik üle, on mul jälle uued uudised seal. Ja siis me peame sellega kohanema. Näiteks on muunid, Priia jaoks on muunid, mis ta teie jaoks on, ma ei tea, see ongi see teema, et ma ei tea, mis seal on. Ma arvan, et see on kadakatega niit, et seal kadakaid igatahes on. Ja seal keskel on puiskarjamaa, ilusasti RMK poolt taastatud puiskarjamaa. Kuidas ma tean, kus on puiskarjamaa ja muuniidu piir? Ma tõesti ei tea, kus see piir seal on, aga kui tuleb Keskkonnaameti kontroll, siis ma pean temaga mööda piiri käima. Kudamoodi meil see asi siis peaks seal olema? See on nagu küsimus, eks ole, sest iga kord, kui ta käib seal mööda piiri, kas koos minuga või ilma tuleb erinev mõõt, iga kord tuleb mul vähendamine, mitte kunagi ei tule suurendamist, eks ole, et see on selge, iga kord ma olen jälle petnud riiki, mis siis, et need on võib-olla väiksed summad, aga mult võetakse need väiksed summad ka 2 eelmise aasta eest tagasi. Et see ei ole ju õiglane, et miks need piirid ei võiks olla ükskord paika mõõdetud ja nii on päris ausalt, ma ei käi sealt puid maha võtmas ega juurde istutamas. See puis nii nagu ta mõõdeti esimest korda, nii ta seal on. Mitte keegi seda seal ei puutu. Ja maad ei käi vähendamas seal vahepeal. Kuidas? Ja ei käi vahepeal salaja maad väiksemaks tegemas. Ei käi tegemas, jah. Võt see on nagu, et nende asjadega on ikka hästi palju probleeme. Või siis on see, et meil on ühel karjamaal on sisse mingi imelik sopp niidetud. Me oleme rääkinud 5 aastat, et seal on sopp, aga ei ole saanud seda parandada sellepärast, et meil oli see kohustus seal peal ja seda ei tohtinud 5 aastat muuta. Meil olid kõik oma vähendamised, suurendamised olid kõik ära kasutatud ja las ta olla. Lehmad käisid, aga selle eest me raha ei saanud, eks ole, see ei olnud tähtsust. Nüüd tuli uus periood. Olime õnnelikud, läksime kohale sinna inimesega, eks ole, ja tema ütleb, aga ikkagi ei saa, sest seda me teeme ainult detsembrikuus. Polegi midagi, ootame järgmise detsembri ära ja siis hakkame uuesti jälle peale käima, kui meil endal meeles see on, aga võt ei pruugi olla alati, see on tõesti tõsi. Aga eks need asjad on ikka siuksed, nagu nad on, ma ise arvan, et nad tegelikult loksuvad varsti paika ka, et mingisuguse aja jooksul. Siis on need juurdepääsuteed Koplitele, millest täna räägiti, kahjuks on need inimesed ära läinud, aga mina tean, et meie käisime 2 aastat tagasi teie majas ehk siis siin selles Keskkonnaameti majas koosolekul, kus me kaardistasime need kohad, kus peaksid tulema sinna juurdepääsuteed Koplitele. Sellest pole mitte midagi enam edasi läinud, me ei tea sest mitte midagi, aga meil on üks koppel, mis asub väga kaugel ja kuhu me lehmadega lähme küll jala, lehmad tulevad ilusasti meile järgi, aga veepütiga ei saa minna, sülle võtta seda. Ja see on nagu tõsine probleem, et me nagu ei pääse sinna hästi ligi, me panime selle kõik ilusti kirja, aga sellest ei ole nagu midagi edasi liikunud. Bürokraatiast ma tegelikult olen rääkinud, see on absoluutselt igal rindel, et erinevad toetused, erinevad variandid, erinevad need samad ehitusload, kõik see muu, et igal ametlikul oma nägemus. Meil oli näiteks selline juhus, et ühel aastal käis üks kontroll ära ja jäi meie maadega rahule. Meiega õnnelikult, kõik oli hästi. Järgmine kord tuli selle sama kontroll ja ütles, et see eelmise aasta kontroll tegi oma tööd valesti, ta lastakse nüüd lahti ja ta mõõtis uuesti üle ja vähendamine tuli meile. Mis siis, et meil oli ju see tegelikult eelmise aasta kontroll, kõik paberid olid korras, aga uus kontroll ei olnud eelmise kontrolliga rahul. Ja niimoodi see asi läks, eks ole, et iga ühel on oma nägemus või näiteks see sama mingisuguste nende kultuuride trimmerdamine.
et ühele inimesele ei meeldi üks kultuur, teisele teine, eks ole, kes ei armasta siin, mis asi see on, see lõikehein, mida lehm ei taha näiteks süüa, eks ole. Et lehm ei söö kõiki taimi, et ta jätab osad tõesti söömata, see on päris kindel. Aga me ei saa käia neid hektarid kõiki trimmerdamas, et see ei ole normaalne, et selle jaoks ongi seal ette antud tegelikult siuksed nagu parameetrid, et 50% peab olema madalmuru. Et see lõikehein ei ole selle 50% sees. Aga iga kord meil on jälle selle teema üle nagu uued arutelud, et kudamoodi seda siis mõõda, kas me mõõdame lõikeheinast 50% või kogu maast 50%, et igaüks arvab ise moodi, iga kord me vaidleme seda teemat, et millest see tuleb see. Riigimaa rendihinnad, see ei puuduta praegu siit, aga see on meie mure, see on mulle abikaasa selle välja tõi, et kuna me oleme siin siuksel piirialal ja kehvamaaga alal, aga siiski Lääne-Virumaa, kus teatavasti on ühed kõige viljakamad mullad, et siis on meil nagu Maa-ameti jaoks on ikkagi need meie maahinnad on võrreldavad ka Väike-Maarja maahindadega ja midagi pole sinna parata. Et kohalik toit. Oleme käinud rääkimas siin üsna mitme turismiettevõtjaga, aga ei suuda meie seda me kasvatame siin lihaveised, aga meie seda Lahemaa lihaveist ei ole küll mitte kuskil menüüs, seda võin küll öelda siin ümbruskonna nendes söögikohtades. Sellepärast, et me saame küll ametlikult lasta tappa siin Kõldu tapamajas looma, aga me ei saa kuidagimoodi, me ei ole suutnud aretada sellist lehma, kellel oleks 4 välisfileed näiteks, eks ole, ja puuduksid ribid, et tahes tahtmata see loom, see rümp on seal kuskil 250-300 kilo ja ta tuleb siis kõik üleni nagu ära süüa, et me ei saa nagu ainult mingid üksikud tükid sealt maha müüa, et see on see mure. Et sellised tööd, siis on tööjõud, vananeb ühiskond, nagu ma räägingi, kuna vananeb ühiskond, siis tahes tahtmata tööjõud eriti ei ole. Ja siis, mis on lihaveiste puhul, muidugi see probleem on see sama, et käive on hästi aeglane, kuna iga lehm annab, peaks andma ühe elusa vasika aastas. Tavaliselt tuleb neid muidugi natukene vähem ikkagi. Ja me saame neid realiseerida siiski hooajaliselt, et meie siin piirkonnas müüme oma loomad ära ka umbes seal poole aasta kuni 8 kuuselt, sest me ise teravilja ei kasvata ja siis nuumata meil neid endale ei tasu. Ja siis on see sissetulek hooajaline ja väga suur sõltuvus toetustest. Meie ettevõtte sissetulekust umbes seal 55% on toetustest. See on ikka väga hullult palju. Ja lihaveiste, kui me oleme siin eelnevatel aastatel väga palju rääkinud sellest, kuidas piimahind on kõikunud ja teinud kampaaniaid, siis midagi pole parata, nendel suurtel ettevõtetel on suurem sõnajõud ja siis tehaksegi neid kampaaniaid, aga lihaveise hind on samamoodi 30% kukkunud. Nüüd ta tõuseb vaikselt, eks ole, et selles suhtes läheb asi paremaks, aga sellest lihtsalt pole midagi rääkida, et niisugused lood. Nii. Turistide ja lehmade kohta, et osad lehmad on teil rannas. Jah. Kuidas teil seal on? Seal on ju tegelikult kõikidel inimestel õigus liikuda, et mis olukord on? Ei, tegelikult on olukord suhteliselt hea. Sinna me ei vii vasikatega lehmi. Me ikka valime seda karja, kes sinna läheb. Et sinna lähevad need, kellel ei ole parajasti väikseid vasikaid all, kelle puhul me oleme kindlad, et midagi ei ole. Lehm ikka pigem kardab, ta ei ole lihasööja, eks ole. Ja ta pigem ikka kardab inimest, ta läheb ära. Vahest nad on uudishimulikud. Kuidas? Väravaid ei jäta. Vot, kui see linnutorn sinna ehitati, et inimesed saaksid sinna käia, eks ole, see oli ju meiega koostöös ja kokkuleppel, see oli väga hea koostööprojekt Keskkonnaameti, siis see oli see Eru rannarahva selts, on ju, siis Kuusalu vald, meie maaomanik, et see, kes see puud ja just nimelt, et seal eraettevõtja kinkis tegelikult selle torni, et see oli niisugune väga suur, väga tore koostööprojekt tegelikult ja sel puhul me juba lasime ehitada kohe sellise värava, mida ei pea avama, vaid on see kolmnurk värav, kust inimene mahub mööda, eks ole, või saab sisse minna. Eks seal on sildid üleval, kus on see elektrikarjus, aga prügiteema on, vot see on. Aga väga vahvad on tegelikult sissekanded, kui minna sinna torni ja lugeda, mis inimesed kirjutavad, eks ole. Näiteks on ju, nägin 10 luike, aga kus on lehmad? Või vastupidi, kuulasime, kuidas lehmad söövad, lind ei näinud. On ju, et hästi toredaid siukseid, et minu meelest on hästi vahva see, kui me nagu natukenegi suudame seda Eesti inimese seda hirmu lehma ees ka nagu natukene nagu tagasi viia, et see on juba vahva, et tegelikult lehm on ju
inimesed on aastasadu elanud lehmadega koos, aastatuhandeid. Ja nüüd me oleme nii võõrdunud sellest, et me ei julge juua lehmapiima, me kardame teda, mida kõike, et enamasti nad on ikka head, eks ole, enamasti nad ei tule kallale. Et selle poolest, aga ise ei tohi minna, ma tahan seda öelda, et need loomad on sinna valitud, on ju. Vot nii. Ja mis siis muud, kui tahan teid tänada ja kuigi see tänane teema oli see, et mis saab meie karjakasvatuse tulevikuks, mina ütlen, et ei tea, aga tulevik tuleb niikuinii. Tahame me seda või mitte, et see on kindel. Vot nii.